Hei, tere tulemast tagasi ja tere tulemast neiule mu kõrval, kes ilmselt ei vaja pikemat tutvustust. Tere Seidi! Tere, Kaisa! Kaisa on muideks mu lemmik YouTuber Eestis või üleüldse, sest ma ka ei vaata YouTube'i, aga ma vaatan Kaisat. Seega mul on väga suur au sinule. Ja me tegelikult täna teeme midagi väga põnevat. Ma tegelikult annan Seidile täiesti uue ameti. Ja meil on tegelikult see veidi nagu challenge vormis, et ma ei anna talle täiesti vabasid käsi, sest et kui te olete varasemalt mu challenge'id näinud, siis nagu te ei taha näha mingit siukest rahulikult vaatama. Ei taha. Te tahate näha midagi põnevat, juicy't ja midagi ägedat. Ja see video täna ongi. Mida me teeme? On fashion roulette. Ja mida see tähendab? Ma arvan, et Seidi ka täpselt mida see tähendab. Seidi teab, et me teeme fashion video, me teeme midagi riietega. Aga mida me täpsemalt teeme? Meil on siin 3 väikest shopping bag'i. Ja igal ühel on kategooria. Seidi tõmbab igast kotikesest ühe sedeli. Ja need on need tingimused. Meil on siis pood, ehk siis ta shoppab ainult ühest poest. Meil on värv, mis on siis kohustuslik, mis peab kindlalt olema selles outfitis. Ja siis meil on kohustuslik ese. Mis kindlasti peab olema. Ja siin on meil korsettidest kuni täiesti tavaliste mingi nokamütsideni. Nii, ja siis kõigis nendes 3 kotis on ka tühi sedel. Mis tähendab seda, et sul on vaba valik. Ja sul tingimust ei ole. Free pass. Ja ma ei tea, kui õnnekäsi sul on, aga ma hakkan, ma ei tea. Mul ei ole väga, mul on just see, et kõik läheb nagu vabasti. Millest sa alustada tahaks? Kas sa tahad võtta värvi, kohustuslikku eset või poodi? Ma tahaks poe võtta, siis see on nagu... Kümdaga natuke raske. Kullane lipikuke, mis ta mulle ütleb. New Yorker. Wow. Okei. Ma ei olnud tegelikult selleks valmis. Ma olen väga mingi, palun tule Saara. Sama Saara on mulle mikro. Aga okei, this what it is. Järgmine. Värv või kohustuslik ese? Värv. Mis on päris raske. Suure kämblaga. Okei, ma võtsin midagi. No, nii, oranž. Oh my god. Oranž, aga samas see on täiega nagu sügis. Jaa, praegu fashion värv. Ja ma arvan, et see tegelikult on saadav praegu ka, sest et need kõik toonid on. Nii, ja siis meil on kohustuslik ese, mis on kõige põnev. Palved panen teele. Jah. Käsi veriseb. Teksad. Päris hea. Oranž, teksad, New Yorker. Tegelikult New Yorker on mingis mõttes hea otsast, et seal on nii suur valik asju. Jaa, selles mõttes sealt leiab kindlasti midagi nagu. Kuule, ma ütleks, et sul oli päris õnne käsi. Ma mõtlen ka, päris hea. Meil on secret tingimus. Jällegi asi, mida ma Seidile ei maininud. Sest et ma tunnen, et sellega ta saab mulle kas väga käru keerata või sa paned veel rohkem pinget talle peale. Nimelt. Ükskõik, mis sa mulle paned selga. Sa võid mulle kas või panna ka, ongi nagu teksad ja mingi rinnahoidja lihtsalt. Vahet pole, mis see on. Ma pean sellega minema suurele üritusele. Ja ma vlogin teile seda ilusti siia video lõppu, et ma käin sellega. Ja ma pean postitama sellega oma Instagrami. Okei. Ja sa paned pigem nagu pinget juurde. Ja, aga samas ma mõtlesin, et vaata, et sul on niigi palju pinget, et ma pean endale ka midagi tegema, et nagu muidu see ei ole aus. Ja, siis see on nagu mõlema poole. Täpselt. Nii et nüüd on kõik, lähme poodi. Nii, me oleme jõudnud siia New Yorkerisse ja lähme vaatame, mis siin huvitavat on. Seinafookin. Võta paljaks. Ma räägin siis, mis mu plaan on. Mu plaan on selline, et kuna outfitis pidid olema teksad, siis ma tahan teksadega siukest pidulikumat lukki, sellepärast ta peab sellega kuskile üritusele minema. Seega aksessuaaride ja asjadega me üritame teksad teha pidulikuks. See on minu missioon täna. Ma arvan, et ma alustan teksadest, sest ilusaid teksasid on raske leida. Seal on teksad. Ma isegi ei mõelnud, et mustad teksad on ka teksad, et see ei pea olema sinine, seega läks natuke kergemaks. Ma mõtlengi äkki siuke skinny jeans look hoopis, kuna ma tean, et Kaisal on pigem siuksed
suuremad teksad, siis äkki mingi skinny jeans look oleks nagu mega nice. Ta on nii väike, et ma ei tea üldse, ma olen lihtsalt mingi, need on lapsepüksid. Oh my god. Vaatame veel natuke. Ei saa kohe esimese õnge minna. Aga ma tahan musti. Kas ma peaks guugeldama, mis tähendab V28 või? See on nagu waist, nagu siit. Kas ma peaks teadma siukseid asju? Lõpetage ära. Mental breakdown check. Mis sa arvad, kas talle lähevad need või? Läheb võib-olla persest väikseks. See on nagu mega veniv. Aga ma proovin ka sikutada, vaatame, kas see venib nii palju. Venib. On ju? See on nagu veniv materjal. Okei. Esimene asi, check. Ma alguses otsin kõik need ära, mis pidid seal outfitis olema. Ja siis vaatame aksessuaarid, värgid, sörgid. Nii. Kui oleks mitte teksad, ma oleks midagi siukest valinud. Neid peab tead ise vaatama siin endale. Ma hakkan endale asju vaatama, see mingi, päris nice komplekt. Okei, ma kujutaks ette seda sellega. Oleks nagu väga cool. Ja soodukaga. Jah. Aga äkki näeme veel midagi lahedat. Nii et vaatame siis aksessuaare ja jalatseid. Ja siukest nipet-näpet. Ma mõtlesin äkki mingid kingad. Aga see king ei ole vibe. Okei. Meil on siin jalatsite puudus väike. Mis on natukene halb, aga vaatame, mis saab. Äkki mingi lahe vöö peale. Oh my god, see oleks isegi nagu päris cool. Vööl on ka kindlasti suurus, on ja. Kas Kaisa on nii peenike või? Ei, ta on peenem. Kindlasti ta on peenem. Suurustega ongi vist kõige raskem reaalselt. Kaisa, kas see on su vöö ümber mõt, ütle mulle. Ma arvan, et umbes on, ta on suht skinny. Okei. Ma arvan, et vöö osas me mõtlesime ümber. Ma leidsin midagi paremat. Mul on sarnane hõbedane ja see on reaalselt mega palju annab lookile juurde. Seega ma arvan, me võtame midagi sükast hoopis. Kui meil on juba see vöö, siis peaks olema siuke tagasihoidlik kaelakee või kõrvarõngad. Seega ma ei saa nagu all out minna. Mõtlen, kas kuldne siuke kaelakee või kuldne siuke käevõru. I don't know. Äkki ma võtan ikkagi need braceletid. Ja kui tal on niikuinii kuldsed kõrvaringad ka, see läheb. Oh, wow, värvid. Okei. Mis siia sobiks hästi? Tegelikult kotti peaks vaatama jalatsite järgi, aga jalatseid mul ei ole. Siuke asi oleks nagu mega cool. Arvan, talle endale ka meeldiks ja siin on ka nagu kuldne element. Et siis oleks nagu suht fancy. Oh my god. Ma mõtlen, kas siuke suurem või siuke väiksem. Äkki oleks just armas siuke väike. Aita! Ei ole mõtet küsida abile, et keegi ei oska. Mulle meeldib see. Ma ei saa midagi teha, mulle meeldib see.
nii, me oleme leidnud terve looki. Ma näitan siis kõik asjad üksikult läbi. Siuksed käevõrud. Ma ei tea, kas ta on käevõru inimene, ma ei ole näinud, aga nüüd ta hakkab olema. Siis selline kott, mis on ka kulde siit ja must. Ja ma ei tea, mulle meeldib siuke suur, sinna saab nagu palju asju ka panna. Sisse ma tean, et praegu on mingid väikesed kotid kõik moes, aga ma mõtlesin nagu, hei, vahelduseks tore. Siis selline oranž bluus, mis ei ole üldsegi tavaline, vaid ta on eriline, sellepärast siit on nagu siuke väljalõige, siit on mingi layers, värgid-särgid. Ja ma mõtlen, et see on päris siuke ilus kevadine, nii et let's go. Ja et kuldset veel juurde lisada, siis on selline vöö pükste peale siis, mis ka läheb kõik selle kuldse teemaga siin kokku, on ju. Mustad skinny jeans. Sellepärast, et ma tean, et tal ei ole väga palju selliseid kitsaid teksasid. Ja siis oleks huvitav näha teda selliste teksadega. Ja see on terve outfit. Kõigest nädal aega hiljem ja on aeg teha lahti see väike mystery bag, mille Miss Seidi meile isiklikult valis. Mulle isiklikult valis. What the heck. Ma otsisin seda praegu pool tundi, sest et Tanni oli selle ilusti ära pannud, et ma ei saaks piikida ja ma olen suht kindel, et ma olen hiljaks selle tõttu, aga noh. All for the game and the challenge. Ja ma pean tegelikult ka Seidile helistama, sest ta ütles, et kui ma panen selle outfiti selga, siis ma pean talle näitama kingavalikut, sellepärast et need kingad, mida ta tahtis võtta, neid ei olnud. Nii et ma arvan, ma panengi outfiti selga ja siis juba helistame Seidile. Väga retro. Nii. Meil on püksid, skinny push-up püksid. Väga huvitav. Vot see on küll üks värv, mis on väga kapriisne, ma ütlen teile. Aga ma panen selle selga ja siis näitame Seidile ka. Pärast seda, kui Tain ja Seidi koos poes käisid, ma hakkasin mõtlema, et mul ei ole mitte ühtegi üritust tulemas, nii et kuhu ma lähen, et see oleks aus, et ma ei lähe lihtsalt niisama mingi, lähen toidupoodi, eks ju, või et lähen trenni. Et see oleks ikkagi legit challenge, et ka mina pean omalt poolt tundma nagu ennast mugavustsoonist väljaspool. Ja täiesti juhuslikult sattus olema Tallinn Fashion Week. Minu arust see on täpselt see üritus, mis sobib ideaalselt selle challenge'i lõpuks ja ma pidin saama Seidiga kokku kell 6. Kell on 17:30, nii et ma pean talle kiire kõne tegema ja siis juba liikuma hakkama. Aga meil on juba error ja ma kartsin, et see juhtub, sest et alati New Yorkeris juhtub mul see sama asi, et need püksid on mulle suured. Ja ma ei tea, millised need püksid välja peaks nägema, aga nad on nagu üüber madalad ja neil on nagu üli palju ruumi. Et selles mõttes vaatame, mis Seidi ütleb, äkki ma saan panna enda teksad, mis näevad siis sellised välja, aga... Hello! Oota. Kas need peavadki nii madal olema? Kas need püksid on parajad või? Need on veits suured. Mul on veits error. Ja kingad, oota, ma keeran su ümber stiilist. Kuidas ma su ümber keeran? Ops, leidsin. No nii. We have need. Siis meil on need, mida sa vist ilmselt mõtlesid, eks ju? Ja siis meil on need. Mulle vist meeldivad need kõrged rohkem muss juures. Kõrged? Davai. Või tegelikult samas ei, pigem ei. Pigem see väike ja. Väike? Jah, ja väike samas. Väike šokk. Okei, tavaits, aga ma annan siis teada, kui ma olen ka seal. Davai, teeme nii. Tavaits, tšau! Bye!
no nii, meie stilist on rääkinud ja valituks osutusid lühikesed konsasaapad, mis on nagu, ma lootsin, et nii ei lähe, sest need on täiesti katki, need on ribadeks. Mina siin hõiskasin enne õhtut, et jaa, Luna ei söö kingi ja Luna on nii tubli tüdruk. Yeah, spoke too soon, aga wow, I feel naked. Ma näitan teile full outfit'i ka enne ära, sest et ma ei tea, kas ma saan teile koha peal näidata. Kõigepealt siis ilma mantlita. Ma unustasin Seidil täpsustada, mis jaki ma selga peaks panema. Aga kuna ta ei öelnud, et tal endal see meelde ei tulnud, siis ma mõtlesin, et ma panen lihtsalt ainsa musta mantli, mis mul on, sest et ma ei usu, et ma mingi lihtsalt tavalise blazeri saaksin peale panna. Aga see on siis Seidi full look. Minu jaoks on mega võõras, sest et nagu ma ütlesin, kitsad teksad, ma väga ei kanna tavaliselt kitsaid teksasid, nii et see on nagu väga minu mugavustsoonist väljas. Ja see top on ka täiesti nagu siukse teise lõikega, mida ma tavaliselt ei vaataks. Sellegi poolest ma usun, või minu arust see näeb väga äge välja ja nagu vahelduseks mega äge outfit, aga ta ütles mulle, et ma paneks rokksaapad ja Luna on teinud nendega 1-0 ja need näevad nii rätsed välja, et ma loodan, et ma vabandan välja selle. Ma alguses mõtlesin, et ma lähen vaatan Saarast uued sokksaapad, aga mul ei ole kahjuks enam aega, sest et ma tõesti olen nii hiljaks jäänud. Ja. Me oleme jõudnud Tallinn Fashion Weekile, esimene show on vaadatud, väga tuus, mina esimest korda. 2 show'd. Väga äge ja me peame järgmisele ka jõudma, aga Seidi, mis sa siis? Ma ütleks, et tegelikult on isegi cool, mulle meeldib, et üksi kuuldne see, aga mind väga häirib see nööb, reaalselt see. Me räägime siis sellest nööbist siin all. See võiks isegi nagu hästi väike või kuldne olla nagu. See oleks nagu fine. Vaata, oleks nii kuldselt spray paint ja oleks nagu... Jaa, reaalselt. Aga muidu ma arvast on cool, see kott on nagu lahe. Isegi neid pingad nagu täiesti hästi lähevad. What? It's a look. It's a look. It's a look. Kas me lõpetame sellega selle video ja loeme selle challenge'i tehtuks ja edukaks? Jah, võib. Nii et jaa, davai, ma loodan, teile meeldis see video, kui sul meeldis, pane like, kui sa ei ole subscribe'inud, siis tee seda. Siin... See on vist sealpool. Ei, aga võib-olla on sealpool. Seal, kus sa näed. Ja, pane subscribe ja mina näen teid juba järgmises videos ja Seidi kunagi ka ilmselt. Jaa. Ciao! Ciao!